Tänapäeva lepinguid sõlmitakse allkirja ja pitsati abil, aga suuliseid lepinguid enam väga ei austata. Isegi allkirjastatud lepinguid võib suhteliselt lihtsalt tühistada. Antiikühiskonnas mõisteti lepingute tähtsust ja paikapidavust. Veel mõnisada aastat tagasi kinnitasid allkiri ja tempel osapoolte vahelist purunematut lepingut. Lepingu sisu tuli täita, vastasel korral oli karistus karm. Sellepärast ei olnudki antiikühiskonna kodanikel Jumala sõna keeruline usaldada. See on samuti leping, Jumala ja inimese vaheline leping, allkirjastatud ja tembeldatud Jumala poja verega. Meile nii-öelda tsiviliseeritud ühiskonna kodanike mõistusesse on kodeeritud, et verelepingute sõlmimine on äärmiselt tsiviliseerimatu, isegi metslaslik teguviis. Samas olid kõik antiikühiskondades sõlmitud lepingud verelepingud. Kaks perekonda või riiki või üksikisikud sõlmisid lepingu selleks, et katta oma nõrkused teise poole tugevusega. Näiteks üks perekond olid jahipidajad, kes suutsid külluslikult jahisaaki koguda. Nad olid nagu relv käes siia maailma sündinud ja seega suutsid nad ka röövlite kallaletungi korral oma valdusi kaitsta ja edukalt võidelda. Aga teine perekond koosnes võimekatest põlluharijatest, kes mitte iialgi viljaikalduse all ei pidanud kannatama. Samas olid nad ehtsad vasakukäelised, kui neile relv kätte pisteti. Nad ei olnud võimelised kaitsma oma territooriumi vaenlase kallaletungi korral. Nendele kahele perele oli kasulik sõlmida leping, mille kohaselt nad alati saagi omavahel jaotasid, vastavalt kumbagi perekonna vajadustele. Lepingut sõlmides said neist liitlased. Nüüd olid nad üks. Kõik, mis kuulus ühele perele, oli ka täiel määral teise perekonna omand ja vastupidi. See tähendas põlluharijatele, et vaenlase röövretke korral ei pidanud nad enam relva haarama. Jahipidajatele tähendas see sooja leiba laual. Enam ei pidanud nad vaid lihakondi küljest järama. Selliselt kaeti üksteise nõrkused ning üheskoos oldi tugevad. Lepingut purustada ei olnud võimalik. See oleks tähendanud surma. Sageli lõigati lepingu märk noaga osapoolte esindajate randmetesse. Seejärel ühendasid esinejad oma haavatud randmed ning lasid kahe pere verel seguneda. See sümboliseeris kahe pere ühte sulamist. Lepingu märk oli võimas sõnum teistele. See tähendas seda, et selle omanik ei olnud üksi. Ta seljatagune oli kaetud. Mõned lepingu sõlmijad eelistasid haavale puistata veel püssirohtu, et arm eriliselt silmapaistev saaks. Kui ma lugesin nendest armidest, mis need tekitasid endale meelega, niiviisi, et see arm oleks silmapaistev ja väljapaistev, siis ma hakkasin mõtlema sellele sõnale arm, sest eesti keeles on see nagu sõnade mäng. Lepingumärk oli arm ja see arm oli alati nähtav ning siis on arm, mis voolab Jumalalt tema sõna ilmutuse kaudu. Ja kuigi Jumala arm on vaimne substants, siis on Jumala armu siiski alati meie eludes näha. See arm on samuti lepingu märk. Need, kes näevad Jumala armu meie elude pealt, teavad, et me oleme lepingus elava Jumalaga. Ka moodsa aja abielu sümbolid said alguse antiikajal, kui abielu tähistati pöidlasse lõigatud sõrmustega, mis tekitasid igavesed armid, kuulutades kõigile, et see isik on igaveses lepingus oma armastatuga. Kui selliseid lepinguid sõlmiti, siis võttis lepingutseremooniast osa
kogu pere, kõik mõlema perekonna liikmed. Ja tseremoonia oli alati pikk ning ülimalt meeldejääv. See pidi olema meeldejääv, see pidi saama söövitatud kõigi osapoolte mäludesse. Selleks, et kõik osapooled mõistaksid selle lepingu tõsidust ning paika pidavust. Ja väga oluline punkt on see, et lepingust pidid kinni pidama mõlemad osapooled. Üks osapool ei katnud teist, kui see teda alt vedas. Ja sellisel juhul oli karistus alati äärmiselt karm. Enamjaolt oli karistuseks surm. See on nii oluline lepingu aspekt, sest meie kristlastena võtame Jeesuse verd sageli nagu midagi sellist, mida latu peale puistame ja arvame, et me oleme nüüd puhtad ja kaitstud, kuid see ei ole nii sellegipoolest. Me oleme verelepingus elava Jumala endaga. Tema on meile ustav, kui meie oleme temale ustavad. See ei tähenda seda, et me või eales eksida ega vigudega teha, loomulikult mitte. Jumal teab, et me teeme vigu ja Jumal teab, et me teeme palju vigu ja see on täiesti okei ja see on täiesti normaalne osa loomulikust arengust. Kuid meie süda peab olema puhas ja siiras Jumala ees. Jeesuse veri ei kata meie pattu, kui me selles patus jätkuvalt edasi käime ega võta Jumalat tõsiselt. Ilma meeleparanduse elustiilita ei tööta ka Jeesuse veri. Selleks, et mõista verelepingut elava Jumalaga, on meil vaja mõista, mida tähendas leping algselt ja kuidas lepingud vaimumaailmas töötavad. Leping on siis kahe või enama inimese vaheline kokkulepe või ühildumine. Kaks osapoolt tulevad kokku ja panevad paika lepingu reeglid. Lepingust mitte kinnipidamise korral on paigas ka karistused. Ja karistused on selleks, et hoida kõiki lepingu osapooli vastutavana. Kõik lepingud, mis füüsilises maailmas registreeritakse, kinnitatakse ka vaimses dimensioonis. Kui füüsilises sfääris leping purustatakse, siis vaimses maailmas jääb see leping ikka kehtima ning kandub ühelt põlvkonnalt järgmisele. Ning need samad karistused, mis algselt kirja pandi, mis algselt kehtestati, siis selle esialgse lepingu sõlmimisel, need samad karistused kehtivad lepingu mittepidamise korral ka järeltulijatele. Lepingu sõlmijate järeltulijad ei pruugi mitte midagi nendest lepingutest teada, kuid vaimne maailm teab neid lepinguid ja hoiab meid vastutavana nende lepingute pärast. Kuni keegi neid lepinguid purustab. Ja Vana Testamendi ajal ei olnud võimalik lepinguid purustada, sest siis tuli karistus selle inimese või perekonna või riigi peale ja me näeme seda selgelt piiblis. Uue Testamendi ajal on aga võimalik kõik teemanlikud lepingud purustada, sest Jeesus kandis ristil kõik needused. Aga meil tuleb mõista, et meie perekonna needused ei purunenud meie päästele tulles automaatselt. Lepingud, mis meie esivanemad kunagi sõlmisid, on vaimumaailmas ikka alles seni kaua, kuni keegi neid Jeesuse nimel purustab. Ilma Jeesuse nime ja vereta ei ole neid möödaniku lepinguid võimalik purustada. Neid ei ole võimalik ka suvaliselt purustada, et ma võtan nüüd ja palvetan, et ma purustan kõik oma esivanemate lepingud igaveseks. See kahjuks ei toimi niiviisi. Meil peame olema spetsiifilised. Me peame teadma, mis lepingud on kirjas. Ja ma ei lähe siin nüüd sellesse teemasse pikalt, kuid ma räägin sellest pikalt taevased kohtud kursuse materjalides, mis on mul olemas videote ja tekstina ja igaüks võib selle soetada minuga ühendust võttes. Seal ma räägin pikemalt, kuidas tuvastada
lepingud, mis meil on meie vereliinis, kuidas nad purustada, konkreetsed palved. Nii et kui sa oled huvitatud sellest, sa võid selle kursuse soetada. Minuga ühendust võttes saad selle. Kui me vaatame oma vereliini ja näeme seal korduvaid asju, siis on selles konkreetses kohas mingi lepingu needus meie suguvõsa peal. Näiteks esineb suguvõsas mingit haigust eriliselt palju. Näiteks jäävad üks põlvkond teise järel jäävad vähki. Mõned perekonnad näiteks pingutavad kõvasti tööd teha ja teevad, nad omavad mitut töökohta isegi, kuid raha, mis sisse tuleb, kaob sama kiiresti. Võib-olla ka mis iganes asju me näeme oma perekonnas, mis korduvad. Ühes põlvkonnas siis korduvad järgmises mingisugused sõltuvussuhted, see samuti reisib ühelt põlvkonnalt teisele. See võib olla mingi mineviku lepingu karistus, millest meie mitte midagi ei pruugi teada, kuid kuna see leping on vaimumaailmas purustamata, saab röövija ikka meie eludes tegutseda. Ja meil tuleb paluda, et Jumal ilmutab meile need kehtivad teemulikud lepingud. Nendest tuleb meelt parandada ja need tuleb purustada. Vastasel korral me kanname seda karistust ikka edasi ja anname järgmisele põlvkonnale selle edasi. Need lepingud ei purunenud automaatselt, kui me tulime Kristuse juurde. Kristus kandis kõik risti puhul meie eest. See töö on lõpuni tehtud, kuid meil tuleb see jõustada, meil endil. See ei juhtunud automaatselt meie eest. Nüüd lepingud, millest vaimne maailm kinni haarab, on sageli suulised. Ja miks on need nii võimsad, on just sellepärast, et me ütleme need välja oma sõnadega. Me teame väga hästi, mis ütleb õpetussõnad 18:21, et surm ja elu on keele võimuses. Samuti ütleb õpetussõnad 6:2, et me oleme oma suusõnade pärast võrku mässitud, oma suusõnade pärast kinni püütud. Meie suusõnad teevad seda. Me sõlmime vaimumaailmas töötavaid ja kehtivaid lepinguid sageli oma suusõnade kaudu. Kui me füüsilises sfääris otsustame mingi sõlmitud lepingut tühistada ja mitte oma osa täita, siis me saame seda teha. Kuid vaimne maailm teab täpselt, milles me oma sõna andsime ja hoiab meid vastutavana nendes asjades seni kaua, kuni me meelt parandame ja lepingu purustame. Nüüd, kellel on meelevald valitseda selles maailmas? Vaatame korra esimese Moosese raamatu esimesse peatükki ja ma loen need salmid piibli laiendatud tõlkest. Salm 26-28. Ja Jumal ütles, tehkem isa, poeg ja püha vaim inimesed oma näo järgi ja meie sarnaseks ning neil olgu täielik meelevald merekalade, taevalindude, taltsutavate loomade ja kogu maa üle ning kõige üle, mis maa peal roomab. Seega Jumal õnnistas inimest ja andis inimesele täieliku meelevalla kõige üle, mis maa peal liigub, välja arvatud teise inimese üle muidugi. Väga oluline on panna tähele, et Jumal ei andnud mitte mingisugust meelevalda mitte ühelegi vaimule. Ta andis selles maailmas meelevalla ainult inimesele. Nii et kui mõni vaim tahab maa peal toimetada ja oma eesmärke ellu viia, siis peab see vaim leidma inimese, kellega lepingusse astuda. Ta ei saa muul viisil selle maa peal toimetada kui ainult lepingu kaudu. Ja Jumal kordab seda sama mõtet edasi salmis 27 ja 28. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo ja sarnasuse järgi lõi ta tema. Mehe ja naise ta lõi. Ja Jumal õnnistas neid ja ütles neile, olge viljakad, paljunege ja täitke maa ja alistage see, kasutades kõiki selle tohutuid ressursse Jumala ja inimeste teenimiseks. Ja valitsege merekalade, taevalindude ja kõigi elusolendite üle, kes maa peal liiguvad. Seega Jumal andis meelevalla ainult inimesele. Jumal ei andnud meelevalda mitte ühelegi vaimule.
Mitte ükski ingel, mitte ükski vaim ei saanud meelevalda. Jumal pani paika printsiibi, et vaimolendid saavad selles maailmas liikuda ainult inimeste loal ja inimeste kaudu. Ja see kehtib nii Jumala enda kui kurjade vaimude kohta. Jumal on kõikvõimas ja kõikväeline. Ta on kõikjal olev ja kõike teadev, kuid Jumal ei liigu selles maailmas ilma inimkanalita. Ta otsib alati koostööd inimesega. Püha vaim ei tegutse isepäi. Ta liigub alati inimese kaudu. Täpselt sama kehtib kurjade vaimude puhul. Nad ei saa selles maailmas isepäi tegutseda. Nad vajavad lepingut inimesega. Me teame, et Aamose 3. peatükk Jumal ütleb seal, et Jumal ei tee mitte midagi ilmutamata oma saladust oma sulastele prohvetitele. Me näeme esimese Moosese 1. peatükis siis, et Jumal õnnistas inimest ja see oli vaimne õnnistus, mis oli vajalik selleks, et Aadamal ja Eeval oleks peale meelevallaka vägi valitseda kogu Jumala loodu üle. Oma õnnistuse kaudu väestas Jumal neid tema tahet ellu viima. Ja need, kes otsivad kuulsust, mõjuvõimu, jõukust ja nii edasi kurjade vaimude abiga, peavad järgima täpselt samasid printsiipe kui meie, kes me järgime elavat Jumalat. Jumal saab meid õnnistada siis, kui me kuuletume temale, kui me järgime tema sõna ehk lepingut. Samamoodi need, kes otsivad abi kurjadelt vaimudelt, saavad seda, mida nad küsivad, siis, kui nad järgivad täpselt kurjade vaimude juhtnööre ehk seda lepingut, mille nad sõlmisid kurjade vaimudega. Ja see, kelle juhtnööre me järgime, sellega me lepingusse astume. Ja need on vaimsed printsiibid, mille peale kogu see maailm on ehitatud. Ja nii pimedus kui valgus peavad järgima täpselt samasid printsiipe. Erinevus on selles, keda me järgime ja kellele me kuuletume. Jumal ei andnud mitte iialgi meelevalda ei teemonitele ega saatanale ega inglitele. See maailm on loodud inimese jaoks ja inimene on selle sfääri ülevalitseja. Kui Jumal soovib selles maailmas midagi teha, leiab ta inimese, kelle kaudu seda teha. Täpselt samamoodi, kui saatan soovib selles maailmas midagi korda saata, peab ta leidma inimese oma kanaliks. Ja me näeme seda uuesti laulus 8, salmides 4-8. Ma loen selle uuesti sellest Amplified Bible'ist, laiendatud tõlkest. 4. salm siis. Mis on inimene, et sa temast mõtled ja mis on maasündinud inimese poeg, et sa temast hoolid? Ometi oled sa teinud ta Jumalast või taevastest olenditest pisut madalamaks ning krooninud ta auhiilguse ja austusega. Sa panid ta valitsema oma kätetööde üle. Sa oled kõik tema jalge alla pannud. Kõik lambad ja härjad, jah ja metsloomad, taevalinnud ja merekalad ja kõik, mis kulgeb mööda mereradasid. Seega Jumal kordab, et on kõik andnud inimese kätte, et ta on pannud kõik inimese kõige üle valitsema. Kuigi inimene on loodud natuke madalamaks kui inglid, ei ole Jumal kunagi inglitele selles maailmas meelevalda andnud. Jumal andis meelevalla vaid inimesele. Kui ükski vaimolend soovib selles maailmas midagi teha ja korda saata, vajab see vaim, kaasa arvatud püha vaim, selleks inimest. Jumal pani selle seaduse paika. Selleks, et vaimolend saaks selles maailmas tegutseda, on tal vaja inimkanalit. Tal on vaja astuda inimesega lepingusse. Jumal ütleb, et me vajame tema abi selles maailmas. Ja see tähendab seda, et me vajame astuda lepingusse Jumalaga. Jumala leping on Jumala sõna. Selleks, et lõigata õnnistusi, tuleb meil teha seda, mida Jumal meile oma sõnas õpetab. Ehk meil tuleb järgida tema juhtnööre.
kui me mõtleme näiteks Jeeriko müürile, mis oli nii paks, et 2 hobukaarikut said üksteisest müüril sõites mööduda. Mitte ükski tolleaegne sõjavägi ei oleks suutnud seda müüri maha tõmmata. Jumal oli andnud oma rahvale meelevalla, kuid sellele lisaks majas tema rahvas müüri purustamiseks üleloomulikku väge. Ja Jumal sõlmis Joosuaga lepingu ning andis talle konkreetsed sammud, mida järgida selleks, et tema saaks seaduslikult ning üleloomulikult sekkuda ja selle müüri purustada. Tingimuseks oli täielik kuuletumine. Iisraeli rahvas ei pruukinud üldse mõista Jumala juhtnööri, et miks Jumal neil siuksed asjad lasi teha. Kuid neil tuli neid juhtnööre järgida selleks, et Jumal saaks teha selle osa, mida inimene ei suutnud. Kui me vaatame seda, kui lepingu laegas lõikas Jordani veed 2, et Iisraeli rahvas saaks turvaliselt teisele kaldale kõndida. See oli samuti leping. Me näeme piiblis jätkuvalt seda, et Jumal sõlmis lepingu inimestega. Ta sõlmis lepingu Noaga, Abrahamiga, Iisakiga, Moosesega. Jumal sõlmis lepingud inimestega selleks, et ta saaks aidata oma rahvast, et ta saaks teha seda, mida inimene ise ei suutnud. Meie teeme oma osa, aga me ei pea jääma sellele inimlikule tasandile, et see on kõik, mis on võimalik meile. Jumal tahab tulla ja sekkuda meie eludesse ning teha selle üleloomuliku osa, mida meie ei ole võimelised tegema. Selleks, et maailm võiks näha teda meie elude kaudu. Vaatame korra 1. Moosese raamatu ja 17. peatükki. 9. salmi. Loen piibli laiendatud tõlkest. Ja Jumal ütles Abrahamile, seepärast pead sa minu lepingust kinni, sina ja su järeltulijad pärast sind põlvest põlve. Seepärast pead sa minu lepingust kinni, sina ja sinu järeltulijad põlvest põlve. Kui me soovime, et Jumala tõotused töötaksid meie eludes, siis tuleb meil pidada kinni Jumala lepingust, tema sõna õpetusest. Ja seda mitte sellepärast, et Jumal oleks türann, kes soovib täielikku kuuletumist, vaid sellepärast, et kogu universum on rajatud Jumala poolt paika pandud seadustele. Ning kas me teame neid seadusi või me ei tea neid seadusi, need seadused töötavad ikka. Kuid Jumal soovib, et kõik töötaks meie kasuks, tema laste kasuks. Ta soovib, et me tunneksime seda lepingut, mis meil temaga on ja järgiksime seda, sest see annab meile õnnistuse. 1. Moosese sama peatükk 17. peatükk ja salmid 13-14 ütleb, et minu leping on teie lihas igaveseks lepinguks. Ja meessoost, kes ei ole ümber lõigatud, see hing lõigatakse oma rahva hulgast välja. Ta on rikkunud minu lepingut. Vana leping kehtis lihas ümberlõikamise kaudu. Uue lepingu tingimuseks on see, et meie süda saab ümber lõigatud. Kui me süda ei ole ümber lõigatud, siis rikume me lepingut. Roomlastele 2.29 ütleb, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine. See on see, mida Jumal meilt ootab. Kui meie süda on Jumalale ustav, siis saab Jumal liikuda meie eludes. Ma loodan, et see esimene osa vaimumaailma lepingutest oli sulle õnnistuseks ja kohtume juba varsti teises osas. Peatse kohtumiseni, ole südamest õnnistatud ja tea täie kindlusega, et sinu taevane isa armastab sind. Sina oled tema silmatera. Amen.